Ma tahaksin rääkida suurest pildist ja sellest, et me ei ole üldse aru saanud, mida tähendab prügimajandus. Teie muidugi olete aru saanud, aga maailm ei tunneta seda ja mida tähendab kogu see prügi tootmine ja selline prügi käitlemine, nagu ta siiani on olnud maailmale. Ja siis ma sellepärast annan kiiresti suurema pildi kujutuse. Ja alustaksin võib-olla oma lapsepõlvest. Ma nägin esimest olmeprügi kasti kuskil siis, kui ma olin kuskil 70 aasta vahesel. See pandi meie eramajade kvartalisse ja see leidis kasutuse ainult ühel viisil. Lapsed leidsid, et see on hea mänguonn, sest sinna ei olnud mitte midagi panna. Tõsi, tursapäid võis panna, aga keegi ei hakanud panema, kõik teadsid, et tursapead hakkavad suvel haisema. Aga paber, kas läks vanapaberi kogumiskohta või läks pliiti või ahju, mööblit ära ei visatud, riideid oli nii vähe, et jätkus vaeva selga panna. Ja mis seal veel siis oli? Ainukene asi, mis võis olla, oli segaolme oli siis konservikarp või katki kukkunud kööginõu. See oli kõik, aga seda oli nii vähe, et aasta jooksul ei oleks ka kogunenud nii palju, et ükskord oleks prügivedaja võinud tulla ja seda ära viia. Nii et üks suvi see prügikass seisis, siis koristati kui mitte vajalik ära. Ja see ei olnud nii väga ammu, see oli alles nüüd. Kuid see sama tarbimisbuum, mis leidis saadet ka Eestimaalt, tekitas sellise hulga olmeprügi ja jäätmeid, siis et sellest ei saadud veel kaua aega aru. Ja tekitas ka igavese hulga majandusprobleeme, ressursside jätkumise probleemi. Ega Rooma klubi ilma asjata ei ütelnud, et ressursid saavad otsa ükskord, mitte nii kiiresti kui Rooma klubile pastis. Õieti neile ei paistnud, et kasutasid kõige paremaid andmeid. Aga mis kindlasti juhtub, et maailm 21. sajandi keskeks uppub kliimamuutuste ja prügi sisse ära, kui midagi ette ei võeta. Aga probleemidega on nii, et kui prügi hakkas juurde kogunema, siis tehti väga lihtsalt, kaevati auki ja lükati ta sinna ja nii ta jäi. Nagu me saime aru Taanis siis 85. aastani ja Eestis me tegime neid prügilaid, kuhu kõik prügi lükati veel 90. aastatel ja võib-olla, ma ei mäleta, võib-olla oli isegi veel selle sajandi alguses läks prügi kõik. Millal meil esimene prügi põletamisjaam tekkis kuskil? 2013. Näed, 20 aastat lükkasime südamerauge veel. Niimoodi. Nii et prügi kogunes juba, hakkas tegelikult tulema koos meie iseseisvusega. Enne oli klaastara, nii et plasti natuke oli, aga mitte liiga palju. Ja riided olid kallid, ega neid ka liiga palju prügikasti ei visatud. Nii et hakkas tulema, aga meie saime siis asjale pihta kuskil ja hakkasime probleeme lahendama 15 aastat hiljem. Ja nüüd ma paari slaidi näitan. Kui me räägime rohepöördest, siis minu silmis on seesama prahi, mis ei ole alati praht, taaskasutus, rohepöörde kõige olulisem osa. Ja kui me ei oska seda korraldada ja kui me ei tea, mida me teeme ja ei saa aru, mida me teeme, siis rohepöördus kui seesugust midagi välja ei tulegi. Nii, et siin ma lihtsalt enne siia tulekust panin mõtted, et prügi ei ole enamikel juhtudel üldse prügi ja ei ole kaugel aeg, kui prügijäätmed on parem toore kui looduses leiduvad mineraalid. Selle mõtte peale õieti, sellest ma sain aru, kui ma 20 aastat tagasi Johannesburgis vaatasin seda
prügimäge, mis oli kullakaevanduse kõrval ja nägin, kuidas seda prügimägi ümber töödati, sest sealt sai kergemini kulda kätte kui 4 kilomeetri sügavuselt. Ja ilmselt on paljude teiste jäätmetega asi täpselt niisama. Ja veel üks probleem. Siin eelnev kõneleja liiga palju ei rääkinud tekstiilijäätmetest, tal oli ainult ühe pildi peal see. Ma mõtlesin, kas ma küsin või ei küsi, aga kui ma täna hommikul Vikerhommikus olin, siis mulle esitati esimene küsimus, mis Eestis muutub paremaks, kui ma oma katkised sokid ei viska segajäätmete hulka, vaid panen tekstiilikonteinerisse. See on neetult keeruline küsimus. Kõige raskemini, ma arvan, et ta ei rääkinud sellepärast, et Taanis tekstiilijäätmed lähevad humanitaarabina kuhugi Aafrikasse, kus nad satuvad ookeani või siis liivarandadesse või sohu. Nii et see on küsimuste küsimus. Ja kui me ei oska tekstiilijäätmetele kasutust leida või ükskõik mis moega, siis siin on üks väga suur ringmajanduse lahendamata küsimus. Mis lahendusel võib tulla, seda ma ei tea. See ei ole ka eriti minu asi, aga ma ütlen, et see on väga suur küsimus. Ja kui me räägime prügist, siis neid probleeme on vaja lahendada kompleksselt, mitte nii, et ühes kohas tehakse midagi ära ja teises kohas näiteks selles, et toodetakse sellist prügi, mida ei saa kasutada. Kui me saame keelata ära fossiilsed kütused, miks me ei saa kasutada ära mingisuguse toorme tootmise, mis ei ole ümbertöödatav ja ringmajanduses kasutatav? Võib-olla saame. Nii. Prügi hakkas tekkima siis, kui inimesed said toota tegelikult rohkem, kui neil vaja on. Ja see tuli siis, kui inimesed õppisid kasutama fossiilset energiat. Siin on siis pilt kuskil möödunud sajandil hakkas fossiilse energia kasutamine hirmsat moodi kasvama ja samamoodi hakkas kasvama ka elanike arv ja samamoodi ka eelmine oli vist SKT inimese kohta. Mis siin oli? Millegi pärast hüppas ära. Ma pean vaatama, kus mul oli. Nii. See on siis energia tarbimine. See on elanikkond ja siin on SKT. Ja prügiprobleem maailmas on see, et need kasvud, mis puudutavad SKT-d ja energiatarbimist, puudutavad maksimaalselt 20% elanikkonnast. 80% on mängust väljas. Ja siin on mul ka üks näide selle kohta, kui need, kes siin on mul toodud Bangladesh ja India või Tšaad tahavad kasutada energiaid, materjale ja toota prügi samas mahus kui meie, isegi 1/10 sellest, siis maailmas saab olema prügi palju rohkem ja mineraalide kasutus ja energiakasutus kordades suurem. Me praegu saame elada ja oma prügiga hakkama sellepärast, et ainult 1 miljard inimest kasutab ressursse ja loob prügi ja seda jõuab. Aga kui teised ka, äkki 100 aasta pärast loovad, mis siis saab? Nii et siin on vaja midagi väga fundamentaalselt ette võtta kogu maailma majanduskorralduses. Siin ongi see Lõuna-Aafrika näide, mis mulle asja selgeks tegi.
Ja siin on veel üks probleem, miks me peame ringmajandusele mõtlema. Siin on, kuidas on muutunud vasesisaldusmaakides alates viimase 125 aasta jooksul. Kõik paremad maagid, nii nagu ka Johannesburgi kullakaevandused, on ammendatud. Maake tuleb võtta nendest kohtadest ja tarbida, tähendab, ja rikastada palju suuremat energiakuluga. Ja selle tõttu on see ringmajandus, taaskasutamine, mis tahes asja taaskasutamine. Siin on ainult vask. Kõikide teiste asjadega on täpselt sama lugu. Kõik mineraalid, mida me kasutame, ükskõik mille tootmiseks, muutuvad järjest raskemini kättesaadavaks, nõuavad järjest rohkem energiat ja kui me ei oska korduvalt kasutada või kui me tarbime seda, mida meil vaja tarbida ei ole. Mul tuli meelde üks filmilõik kuskil, kui keegi külafilosoof või linnafilosoof ütles, et me teeme seda tööd, mis meile ei meeldi selleks, et osta rämpsu, mida me ei vaja. Kui see mentaliteet ära ei kao, siis me jäämegi prügi tootma. Siin on inimeste mõtlemises on ka vaja midagi muuta. Ja kes seda peab tegema? Ökonomistid võivad rääkida ja hirmutada, aga tegelikult siin on sotsioloogidel, psühholoogidel ja ilmselt ka seadusandjatel vaja teha midagi, mis, nagu ma ütlesin, muudaks tooted esiteks mitte kohe ära visatavaks väga kiiresti ja teiseks ümber selle jäätmed või siis kasutatud asjad ümber töödeldavaks. Sest inimese tarbimisvajadust kärpida ja piirata ilmselt ei ole võimalik, sest kui keegi prints teeb endal või emiir teeb endale 174 meetrise luksusjahi või tahab lennata kuule, siis keegi teine tahab kindlasti ka. Ja seda keelata ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik. Kuid on võimalik asjadele õiglane hind kehtestada ja teiseks nõuda, et see, mida kulutatakse ja mis pärast ära visatakse, oleks ringmajanduse mõttes taaskasutatav. Ja kui nüüd rääkida siis vasest ja ringmajandusest, siis vähemalt kaevandusjäätmetest puudus ei tule. Kui me teeme rohepööret, siis siin on lihtsalt paar asja, vask, liitium ja koobalt. Nende järgi vajadus kasvab. Me lõpetame põlevkivi kaevandamise võib-olla ära, võib-olla mitte, aga meil on seal neid jäätmeid juba küllalt, nii et jätkub paarikümneks aastaks ümbertöötlemiseks, võib-olla ka 100 aastaks. Aga teistel maadel ei tule ka puudust. Nii et rohepööre tekitab jäätmeid kõvasti juurde ja ringmajandusele tööd kui palju. Nii, ja nüüd ongi vaatamist, vastamist, siin on mul trükiviga, nii et vabandust, aga neid tuleb vaadata ka. Küsimused. Millal saadakse aru, et jäätmete mahu kasv ja kasutus on vähemalt lühiajalises perspektiivis palju suurem ja pakilisem probleem kui kliimamuutuste üle vaidlemine? Me räägime ja vaidleme selle üle, kas kliima muutub, mis seda põhjustab ja kuigi öeldakse, et konsensus on olemas, et fossiilsete kütuste põletamine, kuid paraku on see nende konsensus, kellel on palutud seda uuringut teha. Ja paraku tihti huvigruppide poolt. Kui lugeda
akadeemilisi uuringuid, siis ilmselt on põhjusi palju rohkem ja CO2 piiranguga kliimamuutusi üksi ära ei hoia. Aga kui me tegeleme ringmajanduse ja jäätmeprobleemiga, siis me vähemalt hoiame ära selle, et ka ülejäänud 80% elanikkonnast ei hakkaks tootma nii palju jäätmeid, kui praegult arenenud maades toodetakse. Ja see on võib-olla olulisem, sest kui ikka jäätmeid liiga palju on, siis jääb inimestel elamiseks ruumi palju vähem. Nii, nüüd on see küsimus, mida eelmine kõneleja puudutas, prügi sorteerimine. Meil ei ole veel aru saadud, et prügi sorteerimine on tegelikult ringmajanduse võtmeküsimus. Panna inimesed prügi sorteerima ja panna kõik inimesed prügi sorteerima. Sest kui mul on meeles, kui nõukaajal prooviti toidujäätmeid eraldi sorteerida, et siis sigalatesse viia toiduks, siis mõned leidsid, et pulli pärast on jälle hea sinna klaasikildi visata. See asi lõpetati ära. Ja see on täpselt nii, kui üks pulli pärast midagi teeb, mis paneb mingi prügi hulka midagi, mis seal ei tohi olla. See halvab ära kogu prügimajanduse ja ringmajanduse efektiivsuse. Sest enam ei saa uskuda, et seal on see, tuleb hakata kontrollima. Ja see on kallis. Nii et ringmajanduse efektiivsuse küsimus on number 1 on sorteerimine, sorteerimine ja sorteerimine. Kuidas seda teha? Ma ei oska ütelda, aga siin nagu on eelnev kõneleja ütles, on omavalitsuste roll. Keegi teine, meil Eesti on väike, Taanist küll ainult 3 korda väiksem, aga meil saab valitsuse tasemel ka teha, sest meie omavalitsused ei ole nii võimekad ja niivõrd nad on veel väiksem, meil on omavalitsuste reform pooleli, et nad saaksid korraldada. Osa saab, osa ei saa, aga valitsusel on siin kindlasti juhtiv roll, aga sellele asjale tuleb hoopis palju ja suuremat tähelepanu omandada, sest ringmajanduse efektiivsus, prügi korjamise ja kasutamise efektiivsus sõltub sellest sorteerimisest, kui täpselt, kui pedantselt sorteeritakse. Nii. Ja siis kuludest. Meil on 10 korda odavam kui Taanis, aga tegelikult meil on halvemini sorteeritud ka. Nii et kui ei looda kontrolli sorteerimise üle, kui ei looda õigusruumi, mis lubab karistada ja leida neid, kes normaalselt või vajalikul määral ei sorteeri, asi muutub majanduslikult kalliks. Nii et kuni sorteerimist käima ei ole pandud, on ökonoomika mõttes peaaegu ükskõik, kas koguvad munitsipaliteedid või erasektor. Nagu Taanis oli näha, saab proovida nii ja teisiti, lepitakse kokku ühte teistpidi, on üleminekuajad, aga ma olen kindel, et saab ühte ja teistpidi, kuid
eravedajatele saab täielikult selle asja üles anda siis, kui on tõeline konkurentsikeskkond. Siis peab olema selline keskkond. Muidugi siis võib ka munitsipaliteet jääda, kui munitsipaliteedi ettevõtte konkureerib täpselt samadel turutingimustel ja ei kasutata administratiivset jõudu. Siis pole vahet. Aga kui kellelegi luuakse eeliseid, siis ei tohi, siis ei hakka asi töötama. Turg ei tohi solkida otsustega. Aga erilist vahet ma ei näe, ainult raudne reegel. Kui munitsipaliteet teeb, siis täpselt samal tingimustel kui eraettevõte. Kuid konkurentsi on vaja tekitada, sest kui ainult munitsipaalettevõtted tegutsevad, siis konkurentsi ei ole, igaüks teeb omamoodi ja siis on hinna vahed erinevad, kvaliteedivahe erinev ja pärast lõpus ringtöötluses asi on selline, et üks omavalitsus võib solkida kogu selle jäätmete kogemise ära, sellepärast et seal ei ole kvaliteeti. Nii et probleem on väga suur ja niivõrd mitte majanduslik, vaid sotsiaalne, kuidas inimesi kaasata, kuidas neid selgitada ja lõpuks kuidas motiveerida. Tulen jälle oma lapsepõlve juurde tagasi. Mitte keegi ei visanud taarat prügikasti, sest ühe pudeli eest sai rohkem limonaadi, kui pudel maksis. Ja asi oli väga lihtne. Nii et nii nagu ma ütlesin, on põhiküsimus selleks, et on vaja aru saada, kus probleemid on ja selleks, et asi töötaks, tuleb luua realistlik õigusruum. Võtame näiteks biogaasi küsimuse. Tuulikutele võib anda toetusi, neile antakse turutingimused, kuidas nad müüa saavad. Nemad saavad alati müüa, teised saavad siis, kui tuult ei ole. Eks ole. Millal biogaasi tootjatele antakse sama turg, et nemad saavad alati müüa ja hinnalagi, sest seal on hoopis küsimus. Biogaas ei ole turul konkurentsivõimeline, aga kui me ei taha, et biolagunemise jäätmed lihtsalt atmosfääri lendavad, tuleb biogaasi tootja ära kasutada. Aga meie pärast konkurentsitingimused on sellised, et sellel asjal pole turutingimustel mõtet. Ainult entusiasmist ja rohelisest mõtlemisest võib nõnda teha. Võib-olla mõnes kohas tuleb, aga üldiselt maailmas on nii, et biogaasi tootmine ei ole nii rentaabel kui mõni teine tegevus energia tootmisel. Nii et õigusruum ja kui on eesmärk jäätmed ära kasutada maksimaalselt, saavutada maksimaalse ulatusega ringmajandus, siis tuleb luua õigusruum ja turutingimused selle jaoks. Kõigile ühtlased, kuid turutingimused, nii nagu tuulikutele. Nii, järgi on jäänud 5 minutit. Mina praegu lõpetasin. Küsimusi. Tõstke käsi üles, kes küsib. Jutt oli nii kole, et... nii, olen siia mikrofon. Sama teema, tuletan sulle lihtsalt meelde, mida me enne rääkisime. Sa natuke puudutasid seda turutingimusi, et turutingimustel selle nõudluse loomine ka riigi poolt, selles mõttes nagu avaliku sektori poolt nõudluse tegemine, mis on siis nii-öelda tänases sõnumis keskkonnahoidlik hankimine või siis see 5 miljardit avalikku raha aastas, mille eest avalik sektor nagu hankeid korraldab, et see avaliku sektori nõudlus võib-olla aitab toetada siis eraettevõtete minekut ringmajandusele ehk leida motivatsioon, miks seda nagu rohkem teha.
jah, see on täpselt sama küsimus, mis ma biogaasi tootmisel rääkisin. Ringmajandus ja tegevus, mille pärast siiski kadus ära tagastatav klaastaara. Lihtsalt plasttaara oli odavam ja plasttaara ei olnud pestav, kuid läks sinna. Kuid keegi ei arvestanud seda, et selle ladustamine maksab ja maa sees maa raiskamine prügilatta alla maksab ka. Nii et selle kahju ärahoidmise tegelikult ulatuses võib minu meelest riik täiesti ringmajandust subsideerida. See ei ole subsideerimine. See on tegelikult tasu selle eest, et ringmajandusettevõtted, prügiettevõtted hoiavad ära suurema kahju. Nii et see tuleb käima panna, sest prügimajandusettevõtted minu arusaamist mööda hoiavad ära suuremat kahju ja see on töö, mille eest tuleb maksta. Ilma seda teha ei ole võimalik. Taanis maksavad inimesed 45 €, eks ole. Meil on nõnda valida, et kas panna inimesed maksma või panna, et inimesed saavad, ei pea pudelit pesema, et poodi viia, et viskavad ära, eks ole. Selle luksuse eest võib ju maksta. Ja kui kes ei taha, siis ostku klaas pudelisse, viigu poodi tagasi. Nii et võib maksta riik, võib maksta inimene, aga keegi peab maksma, see ei ole hea tegevus. Keskkonnahoid, ringmajandus ei ole hea tegevus, see on majandustegevus. Nii, aitäh. Küsimus selline, et kas te näete, millal te näete, et kas maailm, arvatavasti ta liigub sinna, aga millal see võiks juhtuda, et jääde muutub kaubaks? Oot, mis asi muutub? Jäätmed muutuvad kaubaks. Oi, nad on juba ongi tegelikult. No laiemalt, kui nad praegu on. Ma arvan, et sinna läheb veel tükk aega, sellepärast, et kuni loodusregulatsioonid on nii, et loodus saab tasuta või odava raha eest Aafrika tingimustel võtta või Indoneesia tingimustel, siis võetakse loodust. Võtame näiteks sellise asja nagu liitiumi tootmise. Oot, ma võtan spikri välja. Ma aimasin seda küsimust. Liitiumi, näiteks mul oli siin vask. Vase tootmisel kasutatakse kilogrammi tootmisel 50 liitrit vett. Liitiumi tootmisel 900 kantmeetrit. 50 liitrit, see on 18 000 korda rohkem. Kuid see ei ole kõik. Vee mürgisus on 2000 korda suurem liitiumi tootmisel kui vase tootmisel. Praegult, kui liitiumi toodetakse, siis üks koht on näiteks Ladina-Ameerika, see läheb kuskil sinna Andide nõlva mööda alla, ei tea kuhu, puhastamata. See tohutu veekogus. Kuni seda saab teha tasuta, seni tehakse seda tasuta. Aga kui seda tasuta ei saa, siis muutuvad teised kõik võimalused odavamaks. Nii lihtne see ongi. Seni, kuni saab kasutada loodust, mitte hea peremehelikult, jätkub. Ja kui Euroopas ei saa, siis kasutatakse mujal. Euroopas ei saagi, aga tegelikult mujal saastatakse rohkem. Aitäh väga inspireeriva ettekande eest. Eelmises ettekandes toodi välja pakendimäärus, Euroopa riikide ühtne kokkulepe selleks, et just pakendi ressurssi targemini ära kasutada jäätmeressursina. Et küsimus on nüüd selles, et ja kusjuures sealt tuleb ka võti küsimusele, või vastus küsimusele. Riigid on omavahel kokku leppinud, et edaspidi pakendeid peaks mingis osas tegema just ringlusse võetud materjalist, sõltuvalt nüüd materjali tüübist. Aga küsimus mul puudutab nüüd ühte teist asja, mis on ka Euroopa riikide omavaheline kokkulepe. Ehk siis riigid on otsustanud, et
me maksame niinimetatud plastimaksu Euroopa ühiskassasse. Et 80 eurosenti tonni pealt plasti jäätmete kohta, mida ei ole ringlusse võetud, et selle eest siis iga riik maksab. Eestile tähendab see kuskil 20 miljonit aastas maksumaksja raha. Et nüüd küsimus on teile, et mis oleks õiglasem, et kas see, et me jätkame selle maksmist riigieelarvest iga maksumaksja poolt või et selle eest maksab siis vastavate toodete tootja ehk siis need kulud suunatud mingisugusesse tootjale suunatud maksu. Nagu ma mitu korda ütlesin, kui ei saa plasti ringlusse võtta, on tegelikult süüdi tarbija. See, kes jätab sorteerimata. See, kui keegi maha lastakse, ei ole relvatööstus ja püstol süüdi, vaid ikka see, kes laseb. Ei, muidu inimesed ei hakka üldse midagi tegema. Aga väga raske on leida üles kortermajas, kus on 90 korterit või 190, kes jättis selle tegema. Nii et siin on üldine eetika, moraali küsimus. Muuseas, just samal põhjusel ma toetasin omal ajal piiskop Viilma ettepanekut usundiõpetust. Ma mõtlen, et lihtsalt on vaja moraali õpetada, et inimesed oleks ausad ja austaks teist inimest, ligemest. Sest ilma selleta sorteerima ei hakata. Võtame viimase küsimuse. Kiire küsimus, Heido, aitäh, väga põnev oli kuulata, et pangal teatavasti ülioluline roll majanduses. Kas oskad midagi rääkida, kui hea roll saab tulevikus olema pangal ringmajanduses? Et ma ei tea, kas näiteks laenude väljastamisel, et kuidas teie näete seda panga rolli kasvu tulevikus siis ringmajanduse osana? Oi, see on hirmus suur, sest pangad peavad aru andma ja ei tohi üldse krediiti anda nendele, kes ESG neid nõudeid ei täida ja ühesõnaga raporteeri keskkonna enda edusammudes keskkonna eesmärkide täitmise suunal. Nii et seal on lihtsalt raha see laigas on lukus.